too kohtumine oli mälestusväärne sellepärast, et võitja jäi selts võimaluse Premier League'is püsima jääda, kaotaja langes vastme võrra madalamale ja seda rohkem platsile sekkudes vangerduse järel minuteid teenis ja ilmselt treenides samuti, vaatame selle olukorra ära, Koskor ütleb suunata pall väravais ootlikult lahti ja Basher suunab selle sisse. 7. minutil läheb Tartu Jotka Tammek seda kohtumist juhtima ja just rääkisin Koskor-Basher duost ning nüüd töötab see täies mahus. Koskor suunab, Basher lööb ning Tammeka on ühega peal. Käivad siin kaasad teda ka aktiivselt õnnitlemas ja sellist algust nüüd Harju kindlasti ei soovinud ega osanud oodata, aga nagu näha, siis tartlased vajasid enam-vähem ühte võimalust ja saadakse tekkimas. Piht pakub tuge, Eerme tahab ise minna, teeb konkse ja mitme Tammeka mänge vahele ta seal üksinda jäänud on, lõpuks edasine tee pannaksegi lukku, Rõõmussaaret peale löökse, võtab ohtliku rikošeti, Harju pääseb esimest korda ohtlikumalt löögile ja nüüd peab alati Rõõmule näkku, aga kohtunik ei vaikib. Vasakul äärel tal nüüd võimalik Kallas ette võtta, Eerme konksutab ja lähebki Kallasest mööda, vasaku jälle pall värava alla ja see lüüakse sisse. 24. minutil saab Harju Jotka Laagri esimese värava kätte ja nüüd kombineerib tuua Eerme. Vaadatakse jah seda Eerme tõuget Õumpuule ja lähebki peakohtunik Jakobson kohe ekraani juurde. Aga tõukest kui sellisest selle kaadri alt on keeruline aru saada. Eerme käsi käib pigem sellise jooksutrajektoori puhul suhteliselt loomulikult kaasa ja Õumpuu lihtsalt taganedes nagu justkui tasakaalu kaotamas on. Igatahes otsus on peakohtunik Jakobsoni poolt, et värava ei loe ja jätkame Õumpuu löögikoht tekkimas on, paneb peale, aga see läheb meetri jagu läheb Edmansonile anda. Aga keskel võtab palli Rudenko ära, mitu Tammeka mängijatel ümber on, Rudenko soleerib niimis hirmus ja nüüd on tekkimas ka löögikohta, Kaland tuleb vastu ja pall endiselt väravais lahti, kas päästakse löögile, nii mitmed mehed on vastas ja ei tule mitte kuidagi Harju Laagrile seda ära. Kiirelt siin toimetab ka Harju Pink, et pall omadele anda ja saaks selle audist kärvemalt mängu panna kui enne Järve olukorras, siin on pall lahti ja Karel Eerme paneb selle 54. minutil väravasse. Saab Harju Laagri oma esimese tabamuse kätte, mis ilmselt sellel puhul on ka legaalne ja koos Laagri ultratega seal võidu, tantsu ja laulu saadakse lüüa antud olukorras. Ja Karel Eerme, kes eelmises olukorras tegi suure eeltöö ja Danil Rudenkole palju. Esimesed puuted ka tal siin nüüd tulevad. Tõsiasi, need kohe küll vastastele lähevad, taaskord Eerme Kallase eest putku pistmas on. Teeb konksut seal Karissala lähistel, vasaku alaga tuleb kuul ja see lendab põhimõtteliselt ristnurka. 62. minutil paneb Karel Eerme sellise värava ära, et Tartu Tammekal ja Richard Alandil ei ole mitte midagi teha ja Harju Jotka Laagri asub selles kohtumises eduseisu. Suurepärane individuaalne sooritus Harju ründajalt ning Harju 2, Tammeka 1 ja tartlased on natukene jäämas rongi alla hetkeseisuga mängupilti vaadates. Kogu Harju leer saab kollektiivselt väravat tähistama. Ehk nüüd terve kohtumise rassinud Andres Järve vastu saab olema huvitav näha, kas ja palju tal neid võimalusi neid väledaid jalgu näidata veel jagub. Pall uuesti karistusalas ja Eerme paneb selle 3. korda väravasse. See on Karel Eerme show, 66. minutil lööb ta 3. tabamuse ära ja Tammekal on nüüd ikka kohutavalt raske. Karel Eerme ja Harju Jotka Laagri 3, Tartu Jotka Tammeka 1, paremalt äärelt pannakse pall karistalasse ja 5 kasti joone juurest või sealt kuskilt natukene tagantpoolt sadab Eerme selle palli ühe puutega väravasse ja Richard Alandil ei ole taas. Kõrge pall ette, Rudenkole antakse, pall on lahti, Rudenko läheb löögile ja Harju 4. 80. minutil teeb Harju Jotka Laagri selle mängu võitja lõplikult selgeks ning pingil läheb ka korralik möll ja melu lahti ja selleks on igatpidi põhjust. Vahetusmängijad teistkordselt platsil tähistama saavad asuda koos nende meestega, kes väljakul tegusid teevad. Aga see on ikkagi kokkuvõttes kõigi ühine pidu ja tähistamist vähe. Ja Rudenkot paremal äärel kohe otsitakse taaskord. Suudab siin ründajatest putku pista Rudenkolt. Kas tuleb pealelöök ka? Tuleb pealelöök ja see lendab natukene väravast mööda. Nüüd ikkagi püsti ennast ajab. Aga see jääb ka selle kohtumise viimaseks episoodiks. Harju Jotka Laagri 4, Tartu Jotka Tammeka 1 ja võitja võib igatpidi teenitult tähistama asuda. Karis, korralik võitlus täna, aga lõpuks ikkagi selge 1-4 allajäämine Harju Jotka Laagrile. Räägi, millised on sinu esimesed mõtted pärast kohtumist? No ega siin tegelikult väga midagi öelda ei olegi. Esimene poolega oli täitsa norm. Aga siis, ma ei tea, viitsimine sai otsa või ei oska isegi öelda, mis valesti läks, aga no 4-1 ei ole kiita. Mida vaheajal rääkisite? Te olite tegelikult 1-0 eduseisus ju ohtlikke võimalusi jagus mängus sees, aga teisel poolel, ütleme, toimus ikkagi kolossaalne lagunemine, nagu sa ise kirjeldasid. No ma ütleks, et me läksime liiga passiivselt peale. Esimene poolek tegi kõrge press töötas ja võib-olla oleks pidanud jätkama sellega. Aga no eks
taktikaliselt võib-olla sai eksimusi tehtud, aga eks individuaalselt oli ka võib-olla pingutusest jäi lõpus puudu, et jah. No kui midagi positiivset otsida, siis täna sulle algkoosseisu debüüt ja esimene korralik kogus minutit Premium liigas. Oled selle tulemuse saavutusega rahul? Ei ole. No ilmselgelt oleks võita tahtnud ja eks üks värav tuli ka minu pealt ja lõpuks läks ikka raskeks, et saab kõvasti paremini, ma arvan. Aga muidu tunned, et oled Premium liiga tasemega sina peale saanud ja edasi on ainult parem minna? No tase targu, eks siin on samme on veel kõvasti astuda, aga eks üks päev me jõuame sinna, jah. Järgmine kohtumine juba paari päeva pärast Kuressaare ka aset leiab ja usutavasti peamine ongi need muremõtted maha matta ja sealt need 3 punkti korjata, tegu ju teie lähirivaaliga on. Ja, no ma arvan, et ega siin leinama ei tasu jääda. Tuleb kiirelt õppida ja lihtsalt edasi liikuda. Eks siin ei ole kaotada midagi enam. Seda on hea kuulda. Matis, ma tänan ja soovin palju edu. Ja tuleb meie juurde ka tänase kohtumise jooksul 3 väravat löönud Karel Eermäe. No tervitus, Karel! Tervitus! Sinu puhul on näost seda siirast rõõmuna ja selleks on ka täielik põhjus. Räägi, mis selle suurejoonelise võidu teile ikkagi lõpuks tõi? No läksime poolajale 1-0 kaotuses ja teadsime, et see esimene poole ei olnud see, mis me tahtsime mängida ja nagu treener ütles, siis muutsime kohe teise poolega mängu, läksime täiega peale, täiega pressi ja tulid need väravad ära ja väga õnnelik. No sulle esimesed 3 väravat Premium liigas, Harjule esimesed 4 väravat Premium liigas, suhtavasti on peoks kõvasti põhjust. Ja et täna läksid sisse ja väga õnnelik, aga tänan oma tiimi, et mulle need söödud panid ja et usaldasid mind ja nüüd ainult edasi. No Danil Rudenko 2 korral oli jah, resultatiivsete söötudega seal sulle kenasti tuge pakkumas, lõpuks ise ka jalavalgeks, aga tundub, et teil see duo seal rünnakufaasis, kui niimoodi eraldi välja tuua, toimib ikkagi väga hästi. Ja toimib väga hästi, kahjuks esimene poolaeg ka oleks saanud Rudjale 2 söödu anda, aga võeti ära, aga ja toimib hästi ja Rudjalt ka värav väga õnnelik, et ta sai selle ja ainult edasi. Järgmiseks mänguks eesmärk usutavasti selge, Flora ka täna võidutses, aga teil ka soov kindlasti seda head võidulainet jätkata ja neid hirmutada ning sealt 3 punkti võtta. Ja kõigi vastu on võimalik ja lähme kindlasti võitma seda mängu. Seda on hea kuulda. Karel, ma tänan ja soovin palju edu! Aitäh.